kõigile ja alustame tänase Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverentsiga, mille teema on piiblikaafeerumine ehk piiblilood kunstiajaloos, Pühapäeva kirikus ja Raekoja näitel. Kõigepealt on tervitused ja kõigepealt on tervituseks sõna piiskop Monsignor Šudanile. Austatud sõbrad ja vennad ja õed, pean ütlema, et igat kord, kui ma siin käin Pühapäeva kirikus, siis ma tunnen, et mu hing pöördub rohkem Issanda poole ja Taeva poole, kui räägib neid ilusaid piibli stseene ja lugusid. Ja seetõttu ma arvan, et see on tõesti ideaalne koht, et meie saaksime just tänast teemat arutada, sest ma arvan, et ei ole haridust, kui inimesed ei tea, millisel viisil usk, kristlik usk on mõjunud ja kujundanud meie kultuuri ja nii siin Eestis, muidugi teie teada seda oli paremini kui mina, kui mujal ka. Ja ma ütleksin, et meie noored, meie lapsed kasvaksid ilma juurdeta, kui nad ei õpiks, kuidas keeles ja kuidas kultuuris just peegeldub piibel ja peegelduvad piiblilood. Seetõttu ma arvan, et see on väga hea just sel aastal see hariduskonverents, Eesti Kirikute Nõukogu hariduskonverents puudutab seda teemat, sest üha rohkem meie näeme, et me elame sellises maailmas, mis globaliseerub ja teatud määral muidugi see on hea saada tuttavaks nii paljude teiste kultuuridega, aga seda ainult inimesed, et meie ise tunneme paremini oma kristliku kultuuri ja Euroopa kultuuri. Nii et ma soovin teile muidugi väga häid elamusi selle tänase päeva jooksul ja ka sellist viljakat muljete jagamist ja koostööd erinevate koolide vahel, erinevate kooliõpetajate vahel ja alati pidada seda meeles, et juured peavad olema. Ja see on isegi, kui teie luulete, ma mäletan seda, mida Paavst Franciscus siin samas, mitte selles kirikus, aga Roosiaias ütles kultuuri inimestele, kui ta rääkis just Eestist kui viljakast maast, see tähendab selline maa, kus igaüks leiab oma juuri ja kasvatab neid ja säilitab neid. See tähendab, et me oleme avatud kindlasti praeguses maailmas, aga samas meie tunneme väga hästi omaenda juuri ja anname ka võimalused teised inimesed, kes mujal tulevad, samuti kuidagi kasvataksid oma juuri siin. Nii et palume siis, et Püha Vaim just selles kirikus, mis on talle pühendatud, et Püha Vaim valgustaks meid ja samuti annaks meile nii valgust kui soojust südames. Aitäh! Ja nüüd anname sõna Eesti Kirikute Nõukogu presidendile, emeriitpeapiiskopile Andrestadele. Head konverentsi korraldajad ja konverentsist osavõtjad, Eesti Kirikute Nõukogu on kuulutanud teema aasta Eesti usk alanuks juba esimesel nelipühal ja see kestab järgmise aasta esimese advendini. See on üks taust, millele mõeldes ka seda konverentsi võime pidada. Ja teine on see, et tänavune aasta on kuulutatud ka Euroopa kultuuri
väärtuste aastad. Me kõik teame neid Ando Runneli luuleridu, et kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust. Ja küllap see on nii, et iga rahvas, iga kultuur vajab tüviteksti, millel oleks selline metaajalooline perspektiiv, mis kätkeks endasse nii maised kui taevased asjad. Francis Fukuyama on näidanud, kuidas nimelt just raamatu religioonid on suutnud luua kogukonnad, mida ei piira ei geograafilised ega poliitilised ega rahvuslikud piirid, mille alus on üldinimlik. Piibli lood kui eluväärtuste kandjad, kui inimese sotsiaalse käitumise mudelid peaksid selle tõttu igal õhtumaa inimesel olema pealuu sees. Muidu oleksime sarnased inimestega, kelle kohta lill ütles ju väikesele printsile, et nendel on väga raske, tuul ajab neid siia ja sinna, sest neil pole juuri. Nii et juurdetu inimene, juurdetu ühiskond vaevalt saab ka vilja kanda. Soovin siis, head sõbrad, et see tänane konverents aitaks tagasi juurde, nagu piiskop ennem kõneles, ja selleks teile kõigile rohkem Jumala õnnistust. Täna on meil külas mitmeid kirikujuhte, mõned peavad ka ettekande, aga nüüd ma annan veel ühe kirikujuhile sõna. Palun, härra Ivo Käsk. Armsad sõbrad, vägi vennad. Tänasel konverentsil keskendume kaunile kunstile ja muusikale, kus Jumala sõna sügavus on maalitud meie silme ette ja heliseb meile kõrvale. Ja mõeldes tänasele konverentsile, selle teemale, mulle tahaksin meenutada teile ühte erilist maali. Ja mulle meenub maalikunstnik Apostel Paulus. Kas meile on Apostel Paulus tuntud maalikunstnikuna? Kas meile meenub tema kuulus maali? Ta ise mainib oma kuulsat maali väga erilist, seda, mida ta oli joonistanud täie hoolega ja kuhu ta oli pannud kõik. Ja ta kirjutab kirjas galaatlastele ja ütleb, et ohte mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud risti lööduna. Ja tundub, et seesama maal, kui ta ütleb korintlastele, ütleb, et kui ma tulin teie juurde vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõnega tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Me tunneme seda vana ütlust, mis ütleb, et üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Ta ütleb, ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesust Kristust ja teda risti löödud. Üks pilt Jeesusest, Kristusest risti lööduna ütleb rohkem kui 1000 sõna, ilmselt rohkem kui kõik sõnad kokku, sest kui Jumala sõna sai lihaks, siis ta sai selleks pildiks. Ja Kristusesse uskujad on läbi aegade olnud selle pildi joonistajad, maalijad oma missioonis, sõnas, tegudes. Paljud maalikunstnikud ja heliloojad on olnud selle pildi joonistajad ja ma soovin meile kõigile head tähelepanemist täna. Õnnistatud konverentsi. Suur tänu. Ja nüüd